Saate toob teieni Tervisekassa. Tere head kuulajad! Tänases Seksuaaltervise ABC episoodis räägime teemal, millest väga tihti ei räägita. Ja ei räägita sellepärast, et on ju eestlased harjunud kannatama, kes kannatab, see kaua elab. Me räägime täna valust ja selge on see, et valust ei räägita piisavalt palju, valusast seksist, vulvavalust ja kroonilistest või siis pikaajalistest või korduvatest valudest vaagna piirkonnas või häbemäe piirkonnas, aga meie täna siin saates just sellel teemal räägimegi. Stuudios on naistearst ja seksoloog Dr. Maria Abel. Tere! Tere! Kui sa üldse peaksid nüüd saate alguses ütlema sellise ühe lause või mõtte, mida iga kuulaja sellest saatest peaks meelde jätma, siis mis see oleks? Me tavaliselt teeme seda alati nagu saate lõpus, aga nüüd ma teen hoopis teistpidi, et ma lasen seal kohe alguses. Et kuldmunad peavad kohe saate alguses tulema. Siis ei pea lõpuni kuulama. Võib-olla siis jah see, et kui ei viitsi lõpuni kuulata, et siis see põhisõnum võiks olla see, et seks ei pea olema valus, välja arvatud, kui sulle ei meeldi valu, eks ju, aga seda valu ei pea kannatama, see valu ei pea olema vältimatu või paratamatu. Kui palju sa ise kokku puutud nende patsientidega, kes just sellepärast, et nad ei ole kuulnud seda, et seks ei pea olema valus, jõuavad tegelikult suhteliselt hilja oma muredega arsti juurde, et tegelikult see ongi normaalne, ju siis asi on minus. Paraku jah, paljud patsiendid, kes pöörduvad valusa seksiga seoses, neile on kas lähedased öelnud, et mis see ikka, naise elu ongi valus ja naise elu ongi raske, et kannata ära, eks meil kõigil on valus, et selliseid pisendavaid ja tühistavaid sõnumeid on paljud minu patsiendid kuulnud ja kõige kurvem on see, et vahel isegi ka tervishoiutöötajatelt. Et inimestena me võime ju kanda igasuguseid hoiakuid ja vääruskumusi, aga kui see sama sõnum tuleb arsti või õe või ämmaemanda poolt, et siis sellest on eriti kahju, sest see ikkagi tingib seda abi saamise edasi lükkumist, et tõepoolest, nagu sa ütled, et tihti jõutakse minuni päris hilja. See muidugi ei tähenda seda, et see oleks kuidagi tingimata raskem siis sellele valule mingisugust lahendust leida, aga lihtsalt see valu kannatamise aeg on nii tarbetult pikk ja sellel seksiga seotud valul või pikaajalisel vaagna või häbemäe piirkonna valul on ju mõju kogu ülejäänud elule, kogu enesehinnangule, toimetulekule, paarisuhetele, millele iganes, eks ju. Sa teed oma vastuvõtte nii Eestis kui Norras. Kui palju sa ise näiteks seda vastuvõttu alustad just sellega, et sa ütledki kõigepealt inimesele ära, et tead, et tegelikult sa ei pea kannatama. Et kas see on ka nagu selline oluline osa sellest nii-öelda protsessist, kui sa ühe inimesega tööle hakkad? Võib-olla ma peaksin seda isegi tihemini ütlema, aga tihti lugu minu juurde juba tullakse selle teadmisega, et ma olen keegi, kes just selle seksuaalse valuga palju töötab, et ma ütleksin, et enamasti minu juurde jõuavad inimesed, kellele on juba see teadmine nagu jõudnud, et tegelikult ma ei pea kannatama, tegelikult on kuskil inimesed, kes oskavad aidata, aga võib-olla ma tõesti peaksin seda niimoodi selgesõnaliselt tihemini ütlema, sest ma arvan, et seda ei saa kunagi liiga palju rõhutada. Lähme siis ühe tänase saate peamise teema juurde, milleks on siis see, et kui seks on valus, kui keegi ütleb lihtsalt, et seks on valus, siis milliseid erinevaid olukordi või valusid see sinu jaoks arstina võib tähendada, et mis su peas siis nagu käima hakkab? Seksuaalse valu põhjuseid võib olla päris erinevaid ja sellest tulenevalt on erinev ka see, et kus kohas seda valu siis täpsemalt kogetakse. Et kui keegi tuleb minu vastuvõtule selle murega, et seks on valus, siis ma lähen kohe sellisesse detektiivi režiimi ja esitan palju väga detailseid ja täpsustavaid küsimusi, sest juba selle küsitlemise käigus see viib mind väga-väga palju ligemale sellele, et missuguseid uuringuid on vaja, mida on vaja täpsemalt läbivaatuse käigus hinnata ja see omakorda mõjutab väga palju ka seda, et me saame õige nii-öelda diagnoosi ja sellest tulenevalt ka ravi. Et see
ütleme, põhjused jagunevad võib-olla laias laastus selle järgi ka, et kas see valu seksi ajal on eelkõige näiteks tuppe sissekäigus, et just sellel sisenemisel, millegi tuppe viimisel, tuppe sissekäigus või siis rohkem sügaval tupes või alakõhus ja loomulikult on ka inimesi, kellel esinevad need mõlemad. Et võib-olla natukene harvem esinev veel selline alavorm on niisugune, et kus just kliitori piirkonnas on valulikkus, et aga just see, et kas see valu on tuppe sissekäigus või kuskil sügaval või mõlemat, et see on üks võib-olla selliseid võtmeküsimusi minu jaoks, mis juhatab mind siis sellele diagnostilisele teerajale. Kui me juba valust räägime, siis mida selle valu all nagu üldse mõeldakse või kuidas seda defineerida, et milline see on, sest valulik seks, valu, iga inimene tegelikult tunnetab seda nagu erinevalt või siis mõtleb selle erinevalt, aga kui sina vaatadki oma patsiente ja kogemust ja ka võib-olla kogu seda kirjandusteks, et missugune see valu on? Ma arvan, et see on üks väga hea küsimus selles mõttes, et vahetevahel, kui me räägime ainult valust, siis inimene ei pruugi koheselt ennast selles ära tunda, sest see aisting, mis ta kogeb, näiteks siis seksi ajal või siis ka ütleme näiteks krooniliste vaagna või vulvapiirkonna valude puhul, võib ka olla näiteks kipitus, näiteks selline kõrvetus, näiteks intensiivne sügelus, näiteks põletav, torkav, selline tuikav, näriv. Ehk et see valu iseloom võib olla väga erinev ja sellest tulenevalt vahel meie peas võib-olla ütleme see mingi kipitustunne, et see ei lahterdu just kui mingisse valu kategooriasse, et mul ju kipitab sealt, järelikult mul peab mingi põletik seal olema ja mõnikord on, aga sageli ei ole tegelikult põletikuga tegemist. Et see võib ka inimese enda natukene nagu segadusse ajada või eksiteele viia ja arsti samamoodi, et kui me ei mõtle sellest kui valust, et aga valu iseloom võib olla küllaltki eriilmeline. Kui sa juba rääkisid valu iseloomust, siis ma toon siia juurde ka selle sama teema, mis sa just enne rääkisid, et oleneb sellest nii-öelda asukohast, kus see valu on. Kui me räägime iseloomust asukohast, siis kui palju need nii-öelda põhjused erinevad, et miks see valu on, et kas see on seotud selle sama iseloomuga, et kui me ütleme, et on kipitus versus näiteks, ma ei tea, hea küsimus, mingi tuikav valu näiteks, või siis, et me räägime siis tupe sissekäigust või siis juba sellest sügavamast valust, et kas need on nagu, saab nagu öelda koheselt ära, et üks on nagu üks põhjus ja teisel on teine põhjus või tegelikult see on selline miks? Võib-olla ma ütleme nii-öelda kohe puusalt ei oska öelda, milles asi on, aga kindlasti mul tekivad juba ainuüksi selle kirjelduse ja selle detailse küsitlemise põhjal juba enne läbivaatust tekib mingi mõte. Vahel see peab paika, vahel mitte. Aga kui võib-olla niimoodi hästi laiade pintslitõmmetega üritada lahterdada, et siis näiteks kui me mõtleme tuppe sissekäigus olevast valust või kipitusest või mingist tugevast ebamugavast aistingust seksiga seoses, siis me mõtleme seal näiteks pinges vaagnapõhjalihastele, kui üks põhjuseid või tegureid, me võime mõelda seal kroonilistele näiteks seeninfektsioonidele, mis muudavad tuppe sissekäigu ülitundlikuks. Seal võivad olla mingid muud põletikulised protsessid, aga hoopis näiteks ka hormoonide vähesus. Et näiteks perimenopausi või menopausiga seoses vähenenud östrogeeni ja testosterooni tase kudedes, samuti võib selline olukord tekkida ka sünnituse järgselt või imetamise ajal ja mõnikord ka teatud ravimite, näiteks teatud akneravimite või siis teatud rasestumisvastaste vahendite toimel see tuppe sissekäigu hormoonitase muutub ja muudab selle ülitundlikuks puudutusele. Ja kui me räägime sellisest sügavamast valust, siis seal võib samamoodi olla oma roll pinges ja valulikel vaagnapõhjalihastel, kuid seal võib olla ka näiteks niisuguseid sügavamal vaagnas paiknevaid terviseprobleeme, nagu näiteks endometrioos, mingid sügavamad põletikud, munasarjad, süstid ja nii edasi, et natukene tõesti see probleemi olemus erineb
vastavalt sellele, kus kohas seda valuaistingut või seda tugevat ebamugavat aistingut tajutakse, et mingil määral on seal ka kattuvust, aga mingil määral see tõesti viib meid täiesti erinevatele mõtetele siis selle diagnoosi vaatest. Läheme korra uuesti tagasi, enne kui ma tegelikult tahaksin sinu käest veel erinevaid nagu põhjusi saada, et miks see valu võib tekkida, siis näiteks selle juurde, et kui me räägimegi sellest põletusest või sellisest kipitusest, siis see ei ole selline nagu tunne tõenäoliselt, mis ainult seksiga kaasneb, et seal võib ju olla näiteks, et kas või, ma ei tea, riiete puudutus, kas või tampooni kasutamine võib tekitada seda nii-öelda valu. On see nii? Just, et see võib olla nii ja naa. Et on selliseid olukordi, kus tõesti see valu või ebamugavus ongi tajutav ainult vahekorra ajal, aga tihtipeale ikkagi kui on tekkinud see ülitundlikkus seal tupe sissekäigus, et siis ka tampooni sisestamine või näiteks naistearsti läbivaatus on kas väga, väga ebameeldiv või lausa võimatu. Et on ju ka neid situatsioone, kus see tundlikkus on nii suur, et tampooni kasutamine on täiesti välistatud või näiteks penetratiivne vahekord ei olegi võimalik, et on selline tunne nagu sein on ees ja kõik ja ei olegi võimalik. Siis erinevatel puhkudel võib tõesti esineda ka ülitundlikkust väga kitsaste riiete kandmisel või näiteks rattaga sõitmisel, et on ka niisugused argisemad tegevused väljaspool seksuaalseid tegevusi häiritud ja mõnikord võib tõesti ka nii olla, et tajutakse siis kas häbemepiirkonnas või vaagnas kas sellist pikaajalist või korduvat valu, mis on täiesti mingitest seksuaalsetest tegevustest või millegi sisestamisest sõltumatu. Et siingi on see spekter üsna lai, et võib-olla nii, võib-olla naa. Et mõnda inimest seni, kuni ta ei ürita midagi tuppe sisestada, ei häirigi miski muu ja samas teise inimese igapäevaelu on üsna tugevasti häiritud isegi täiesti seksuaalsetest tegevustest sõltumatult. Aga läheme nüüd uuesti nende põhjuste juurde. Sa rääkisid juba infektsioonidest, mis võib seda tekitada, sünnitusjärgsetest muutustest rääkisid. Mis need võib-olla kõige sellised tavalisemad, see kõlab natuke halvasti, aga ikkagi nagu levinumad põhjused on, mida kas või sa oma kogemuse pealt saad öelda või siis ka just uuringute mõttes? Ma arvan, et kui ma lihtsalt niimoodi tunnetuslikult ütlen selle põhjal, mis ma oma patsientide seas näen, et siis võib-olla üks kõige sagedasemaid põhjuseid on ikkagi seotud selle hormonaalse muutusega, et on see siis imetamise, pillide, menopausiga seotud östrogeeni, testosterooni vähesus seal tupe sissekäigus, et see on üsna levinud. Ja ma arvan, et mingis mõttes seda, et pärast menopausi see östrogeeni puudus tekib, et seda natuke teatakse rohkem, aga et väga sarnane hormooni vähesus ka sünnitusjärgses perioodis on. See on võib-olla natukene uuem teadmine, et alati inimesed ei tulegi selle peale, et okei, et ma sünnitasin näiteks pool aastat tagasi ja see vahekord on minu jaoks ikkagi nagu täiesti ebameeldiv, et seostatakse sellega, et ma olen stressis ja magamata või mul ei ole lapse kõrvalt nii palju aega lõdvestuda või iseenda jaoks, aga seda seost alati ei nähta, et seal on ka päris tugev hormonaalne roll ja selles mõttes on see mõnes mõttes nagu hea uudis, et seda hormooni saab siis paikselt selles tupe ja häbeme limaskestas ka asendada ravimi abil. Ja võib-olla teine selline levinum faktor seksuaalse valu puhul on ikkagi see lihaspinge, sest vaagnapõhjalihased, nad on niisugune keeruline ja kompleksne süsteem ja neid ei ole silmaga näha. Et kui ma näiteks tahan oma bitsepsit pumbata, siis ma saan peeglist vaadata, ma saan näha, kas see lihas töötab või mitte või kui mul on stressiga seoses on näiteks õlavöötmes on pinged, et töökaaslane ütleb, kuule, miks sul see turini pinges on, et ma panen võib-olla seda tähele, aga vaagnapõhja selline pikaajaline pingeseisund ei ole silmaga näha, et me ei tarvitse selle pealegi tulla, et mingisugused varasemad elukogemused või mingi muu valulik protseduur on tekitanud meie kehas sellise püsiva lihaspinge, mille tõttu need lihased on muutunud ka valulikuks
ja omakorda siis asunud takistama sellist head ja mugavat äraolemist seksuaalse vahekorra kontekstis. Et võib-olla need on kõige sagedasemad, et muud põhjuseid on terve rida, aga need on natukene harvem esinevad. Need ei tundu olevat sellised nagu lihtsad põhjused või sellised lihtsad lahendused, et tihtipeale inimesed loodavad või siis arvavad, et küll see on midagi lihtsat, et nüüd võtan tableti ja siis on korras. Kui palju sellist võib-olla sellist pettumust sa näed inimestel, et kui sa ütled, et tegelikult see on nagu päris kompleksne teema, et sellega tuleb nüüd tööd teha, et ühte sellist imetrikki teha ei saa? Mulle tundub, et inimesed on ikkagi enamasti üsna realistlikud selles osas, et kui palju tuleb nüüd panustada sellesse raviteekonda ja et need tulemused alati ei teki üleöö. Et kui seal on tõesti see hormonaalne faktor, et siis see, mida suudab paikne, tupekaudne östrogeeni kreem ära teha võib-olla juba 4 või 6 nädalaga, et see on tegelikult päris muljetavaldav. Ja siis, mis puudutab sellist lihaspinget, et siis ka stressi vähendamine ja sellise asjatundliku vaagnapõhja füsioterapeudi juhendamine ja harjutused võivad tõesti ka üllatavalt kiiresti hakata tulemust andma. Võib-olla see sõltub mingil määral ka sellest, et kui kerge mul on oma elurütmis, siis leida aega selleks, et nende harjutustega tegeleda, et võtta aega lõõgastumiseks, lõdvestumiseks, võib-olla pisut hoogu maha, ma ei tea, pereelu, töö, õppimise, kõige selle kontekstis. Sest et meie ootused meile endil on ju väga kõrged, et mida üks naine peab ühe ööpäeva sees tehtud kõike jõudma. Et aga vahel muidugi on ka positiivse poole pealt üllatab see, et mõne inimese puhul tõesti piisabki lihtsalt sellest, et kasutada hea kvaliteediga libestit, võtta piisavalt aega selleks, et keha jõuaks lõdvestuda, lõõgastuda selle konkreetse seksuaalse kontakti kontekstis, suhtlus ka partneriga selles osas, et ma julgen paluda rohkem aega, et ma julgen paluda rohkem minu jaoks nagu seksuaalselt erutavaid stiimuleid, et ma ei pea olema kohe nipsust löögi valmis. Et mõnikord on need sellised väiksed ja lihtsad asjad võivad olla üllatavalt võimsad ja teinekord tõesti ikkagi on see protsess natuke pikemaajalisem, kus me seda edu mõõdame seal nädalate ja kuude lõikes, et mitte tingimata päevade. Vahel võib juhtuda, et need mured on seotud selliste, mitte otseselt võib-olla tüütumata, aga ikkagi tõsisemate muredega. 2 sellist sõna, mis minus tekitas kohe võib-olla selliseid suuremaid küsimusi ja oleks hea teada, mida nad tähendavad. Vaginism ja vulvodüün ja see viimane on täiesti selline sõna, et ilmselt nii mina kui ka paljud kuulajad seda esimest korda. Räägi mõlemast murest natukene ja miks nad tekivad ja kuidas nendega abi saada? Vaginism ja vulvodüünia on tõesti sellised, ma arvan, et eestikeelses inforuumis üsna vähe käsitletud teemad, et vaginismi puhul me siis mõistame sellist seisundit, kus mingil põhjusel vaagnapõhjalihased tõmbuvad ise pingesse, näiteks siis, kui me üritame sisestada tuppe näiteks tampooni, näiteks penetratiivse vahekorraga seoses või siis näiteks naistearsti läbivaatusega seoses. Et mingil põhjusel meie keha tajub seda olukorda ohtliku ja ohustavana ning need lihased tõmbuvad pingesse vahel nii, et me ise ei saa arugi, vahel aga nii, et me saame aru, aga me justkui ei suuda seda kontrollida või tahtlikult lõdvestada. Ja vaginismi puhul siis olenevalt sellest, kui pingesse need lihased lähevad, kas siis on tagajärjeks see, et see seks on valulik või millegi tuppe sisestamine on valulik, aga mõnedel juhtudel see on lausa täitsa võimatud. Need lihased tõmbuvad nii pingesse, et tuppe sissekäik muutub sellest nii kitsaks,
et ei olegi võimalik midagi sinna viia. Ja siin on oluline rõhutada ka seda, et vaginismi puhul meil ei ole tegemist kuidagi ebanormaalselt kitsa tupega vaid täiesti anatoomiliselt normaalne tupp lihtsalt muutub ligipääsmatuks selle tõttu, et tuppe ümbritsevad vaagnapõhjalihased siis tõmbuvad kokku. Ja seal on ikkagi tihtilugu, mitte küll alati, aga tihtilugu seos kas mingite varasemate väga stressirohkete kogemustega, mingid valusad protseduurid näiteks, mis on olnud lapsepõlves või varasemas eas, mingisugused traumeerivad sündmused, väga selline halvustav suhtumine seksuaalsusesse näiteks kasvukeskkonnas. Et alati me küll ei leia ühte niisugust konkreetset käega katsutavat põhjust, et võt näed, sul oli see seksuaalne trauma. Aga mõnikord siiski, et see on nagu selline ajupoolne kaitsereaktsioon, mis on natukene liiga tugev, et isegi siis, kui ma tegelikult nüüd olen situatsioonis, kus mul on turvaline partner, ma ise väga soovin seda seksuaalset kontakti, aga aju tajub siiski seda kõike ohtlikuna, aju on väga valvas ja saadab nendele lihastele sellise tahtele allumatu kaitsereaktsiooni signaali. Vulvodüünia on selles mõttes natukene erinev, et vulvodüünia on võib-olla rohkem selline katustermin, mille alla võib kuuluda palju erinevaid seisundeid, aga kui me võtame selle sõna tükkideks, siis see tuleb sellistest sõnadest nagu vulva ehk häbe ja düünia viitab siis igasugusele valule, et see oli valu jumalanna kunagi mütoloogias. Ehk et see sõna ise tingimata veel ei ütle, et kus kohas seal vulva ehk häbeme piirkonnas see valu täpselt on, kas see esineb pidevalt ja näiteks seksuaalsetest tegevustest sõltumatult, ehk et see on selline provotseerimata vulvodüünia või siis see on tõesti selline valu, mis tekib ainult mingisugusel provokatsioonil, ehk et siis, kui midagi üritatakse tuppe viia või miski on tihedasti kontaktis või hõõrub vastu seda häbeme piirkonda. Ja see vulvodüünia mõiste ta ei ütle ka paraku seda, et mis see põhjus on, et kuna me enne tõime välja mõned faktorid, näiteks hormonaalsed või lihastega seotud või põletikuga seotud, et siis see vulvodüünia mõiste jääb selles osas veel natuke ähmaseks. Et selles suhtes tegemist vaginismi ja vulvodüünia puhul kahe erineva nähtusega ja igal juhul tasub siis sealt veel edasi uurida. Nii, aga et mis nüüd minu puhul selle diagnoosi taga täpsemalt olla võiks? Nagu sa korduvalt oled ka rõhutanud, siis üks osa on see nii-öelda seksiga seotud valu, aga kui sageli sa tegelikult ka ise näed seda, et inimene tuleb murega, mis ei piirdu enam ainult selle, või siis üldse ei piirdu tegelikult selle seksuaalse vahekorraga, vaid tegelikult see on selline pikaajaline korduv valu, mis on siis kas vaagnas või häbeme piirkonnas laiemalt, et kui tihti sa seda näed, et tegelikult see mure ei ole üldse seotud inimese vaatevinklis, patsiendi vaatevinklis sellega, et see on valus seks, vaid tegelikult mu terve iga päev on valu. Ma võib-olla ei ole õige inimene, kellelt teda küsida, sest et minu juures ju väga paljud sellised patsiendid just käivadki, et mul on ka mõnikord sellised vastuvõtupäevad, kus ainult sellised patsiendid minu juurde jõuavadki. Minule muidugi tundub, et neid on palju, aga see on loomulikult minu perspektiivist. Ma arvan, et väga palju on selliseid inimesi, kes käivad nende pikaajaliste valudega vaagnas või häbeme piirkonnas ringi ja nad kas ei ole julgenud abi otsida või siis nad isegi julgeks, aga nad ei ole selle peale tulnud, et sellega midagi teha annab. Ja muidugi, mis on võib-olla veel kurvem grupp inimesi on see, et kes on abi otsinud, aga nad ei ole seda abi saanud mingil põhjusel piisavalt. Et ma arvan, et neid inimesi on palju rohkem, kui me teadlikud oleme. Et kuna see puudutab sellist väga isiklikku ja delikaatset kehapiirkonda, mis on ka seotud paljude inimeste silmis häbitundega, et siis võib-olla on selle piirkonna valuga ka keerulisem abi otsida, eriti kui sa oled juba näiteks pettunud selles abi otsimise protsessis või sulle on öeldud, et kannata ära. Et võib-olla peavaluga või seljavaluga on kergem minna uuesti ja küsida, et äkki midagi ikkagi annaks teha. Aga see on selline väga, väga eriline kehapiirkond, millega
millest on keerulisem rääkida. Sa tõid välja peavalu, ma pean lihtsalt sellega ära küsima, et aga kas siis peavalu vastu, kui me räägime tõsistest probleemidest ja kroonilisest peavalust, siis see on ikkagi, tuleb muud moodi lahendada, kui me räägimegi valusast seksist, et äkki siis väike ibumaks? Et see ibumaks hästi... See on sarkastiline muidugi see küsimus. Ma saan aru sinu sarkasmist ja samas see on ju ka reaalsus, et tihti soovitatakse midagi niisugust lihtsalt, aga mulle tundub, et väga harva, kui hävemepiirkonna valu või valusa seksi puhul paratsetamoolist või ibuprofeenist kasu võiks olla. Ma ei ole nendest juhtumitest eriti kuulnud, võib-olla nad saavad nii kiiresti abi, et nad ei pea kunagi minu juurde tulema. Ma ise ei ole kunagi kellelegi sellise valu vastu seda soovitanud, sest need mehhanismid on natuke teistsugused ja mul ei ole ibumaksi siinkohal väga palju usku. No kui juba räägitud sai, siis tõesti see valu ei pruugi olla ainult küsimus nii-öelda seksuaalvahekorra ajal, vaid ikkagi see võib mõjutada tervet inimese keha laiemalt, igapäevaelu, suhet, turvatunnet ja tegelikult muutub ka see nii-öelda kogemus sellest valust hoopis laiemaks teemaks. Räägime sellest edasi, kuidas üldse see valu tegelikult patsientide elu ja miks mitte me võimegi rääkida täna ka noortest naistest kuni 26-30 ja võib-olla ka sellest nõiaringist, mis selle valuga võib tekkida, et kui see valu ei ole enam see üksik episood ja kestab ja kordub, et siis kuidas tegelikult see ikkagi naise elu, igapäevaelu mõjutab? See mõjutab väga suurel määral ja sa mainisid siin küll teatud vanusgruppi, aga tegelikkuses ju vulvavalu või seksuaalne valu puudutab naisi absoluutselt kogu elukaare ulatuses. Et võib-olla mingites vanusrühmades on teatud tüüpi probleemid sagedasemad ja teistes jälle teistsugused, aga see paraku tõesti vanust ei küsi. Ja see mõju elule võib olla tõesti laialdane, et kuni sinnamaale välja, et raskematel juhtudel inimene ei saagi enam näiteks tööl käia või et tema igapäevatoimingud on sellest valust häiritud, et ta ei saa, ma ei tea, trenni teha sellisel viisil, nagu ta tegi varem, ta ei saa kuskile mingile pikemale reisile minna või teatrisse, sest et ta ei tea, kas ta peab vastu seal kuskil lennukis istutud aja või kui näiteks istumine on valus, et siis autosõidud üle teatud aja muutuvad võimatuks. Ja loomulikult see mõju ikkagi ka psühholoogiliselt, valu ise on kurnav, valu ise võib olla oma intensiivsuse mõttes ju küllaltki selline nii-öelda peaaegu et halvav ja kui siis sa ei leia ka nagu seletust sellele, et sul ei ole võimalik leida nagu seda põhjust või sa ei tunne, et sa saaksid abi selles osas, et siis see võib tekitada tõesti sellise lootusetuse tunde, selle, et see ei lähe kunagi paremaks, keegi mind aidata ei oska, keegi mind ei mõista, et see mõju inimsuhetele, et näiteks ongi, et ühel hetkel ma näen, et keegi ei jaksa mind enam kuulata, sest et kogu mu tähelepanu on selle valu ümber, sest see on nii tugev ja ma tunnen ennast nii abituna ja samal ajal nad tegelikult täiel määral ka ei mõista, sest et me ei räägi, et see on mingi väga päris asi. Et kuidas see mõjutab minu minapilti ja enesehinnangut, kes ma siis üldse olen, kui ma ei suuda kogu aeg olla produktiivne ja teiste inimeste heaks midagi teha, sest pikaajaline valu mind nii palju pärsib, et see võib olla täiesti selline kõikehõlmav mõju. Sealhulgas ka näiteks sellist enesehinnangut. Sest me räägime ikkagi nii-öelda piirkonnast, mis ikkagi mingil määral või siis osade jaoks võib-olla väga suurel määral identifitseerib inimest kui siis naisteks. Ja, et kindlasti see minapilt, et kes ma olen, mis naine ma selline olen, mis ema ma selline olen, kui ma näiteks ei suuda olla kogu aeg oma pere jaoks olemas, mis partner ma selline olen, kui ma ei ole kogu aeg nii-öelda seksuaalselt kättesaadav või aldis. Et see on küllaltki sügav see mõju ja tõesti, et siin selle keha piirkonda puudutavad ja seksuaalsust laiemalt puudutavad häbi ja süütunde ja sellised tabustatuse kihid lisavad nagu sellise oma raskuse sellele.
valuga võib tekkida ka selline nõiaring, et sa tead, et miski, kas siis väga konkreetne olukord, kui me räägime siis seksuaalvahekorrast näiteks, aga ka võib-olla mõnest muust tegevusest, sa tead, et see valu tekib, sul tekib hirm, sa lähed pingesse ja siis tegelikult see sama pinge ja hirm loob veel suurema selle valuaistingu, et kui palju seda on ja kas selle vastu annab üldse midagi teha? Et siin on valu puhul kaks sellist põhilist, ütleme, nagu võib-olla sellist tüüpmustrit, mis tekivad. Et esimene, mis võib tekkida näiteks on see, et see valu on intensiivne, see valu on hirmutav, sellest tulenevalt, eks ju, lihased lähevad veel rohkem pingesse, kui me mõtleme seksuaalsete reaktsioonide peale, et kui ma tean juba ette, et on oodata valu või et see kogemus võiks mulle valus olla, siis see pärsib ka seda seksuaalset reaktsiooni näiteks lubrikatsiooni või sellise libeduse mõttes, et see takistab nagu ka niisuguseid kehalisi reaktsioone, mis võiksid aidata justkui sellel valul väheneda. Ja siis ma näengi tihti, et patsiendid, inimesed vahel jagunevad nagu kahte rühma, et ühed on need, kes siis hambad ristis nagu suruvad läbi, et kas siis see seksuaalse valu, nad lihtsalt hambad ristis kannatavad ära, et on see siis sellepärast, et nii-öelda jutumärkides kodurahu huvides või et partner ei ole väga mõistev või mul on endal see uskumus, et ma pean olema kogu aeg kättesaadav seksuaalselt, isegi kui mul on valus või paha või et minu valu või paha on justkui nagu vähem kaalukas kui see, et mu partner tahab seksida, et on see läbisurumine, mis nagu ka mingis mõttes, eks ju, kinnistab seda valu, seda pinget, seda üha vähenevat erutust ja lubrikatsiooni. Aga teine, mis võib-olla pealtnäha tundub isegi nagu, aga mis siis sellel viga on vältimine. Et lühikeses plaanis tõesti see vältimistaktika, et okei, ma siis ei tee üldse mitte midagi, mis võiks seda valu esile kutsuda. Lühikeses plaanis see on päris efektiivne toimetuleku mehhanism, eks ju, et ma saan valu vähendada või ära hoida. Aga mis selle vältimisega juhtub valu kontekstis, on see, et mida rohkem me väldime, seda valvsamaks tegelikult meie keha muutub. Et me märkame, et aja jooksul need tegevused või situatsioonid, mida me peame vältima, neid muutub, neid saab üha rohkem ja rohkem. Et juba see, kui keegi mainib midagi seksi kohta, viib mind pingesse või see, et kui partner mind silitab, siis ma lähen juba pingesse, sest et ma püüan justkui seda kõike endast eemal hoida, aga see ei aita meil saavutada nagu sellist nii-öelda turvalist suhet selle valuga. Et siin on nagu kui leiaks selle kuldse kesktee, et selle mõtestamisel ja nende niisuguste vähem kasulike toimetuleku mehhanismide avastamisel ja võib-olla ümber sättimisel võib-olla tõesti sellisest asjatundlikust füsioterapeudist või seksoloogist või arstist või isegi psühholoogist päris palju kasu, sest et alati me ise ei märka seda, kuidas need toimetuleku viisid või see valu ootus võib ise hakata nagu kinnistama ja seda süvendama aja jooksul. Ma tegelikult tahtsingi su käest seda küsida, et kuidas see valu võib paarisuhet mõjutada ja ka tegelikult, et mis on nagu lahendused seal on. Sa väga palju sellest juba rääkisid, aga siis ma küsingi seda hoopis, et kuidas aidata siis paaril sellest rääkida nii, et kumbki ei tunneks siis enda süüd või ennast siis tõrjutuna ja päeva lõpuks, kui me räägime paari suhtes, siis on nüüd kaks poolt, on ju, et üks on väga selgelt see inimene, kelle see valu on, aga teine on see inimene, kes võib-olla soovibki midagi ka enda poolt näiteks teha, et see kuidagi saaks korda ja tegelikult saaks nii-öelda normaalset suhet nagu jätkata. See on päris keeruline selline katsumus paaridele ja partnerile seal hulgas, et ma olen näinud väga erinevaid reaktsioone partnerite poolt oma arstlikus ja seksoloogi töös. Mõnikord ma kahjuks näen seda, et partner ei ole üldse mõistev, et ta ei saagi aru, et see valu on päris ja see ei ole kuidagi isiklikult tema vastu suunatud. Et kahjuks ma näen ka seda seksuaalset survestamist või siis, kui näiteks naine valu tõttu keeldub seksist, et siis mõnikord järgnevad sellele tema partneri jonnituurid, uste paugutamine, päevade viisi vaikimine, selline emotsionaalne karistamine.
et seda on tõsiselt valus näha. Et võib-olla väga oluline oleks rõhutada seda, et see seksuaalne valu ei ole välja mõeldud, see ei ole ette kujutatud, see ei ole mingi naiste hüsteeria, see on päris ja sellel ei ole väga palju pistmist selle partneriga. Ehk et see valu lihtsalt tekib, mis iganes põhjusel seal siis on, see ei ole miski, mida keegi on valinud ja see, et naine kogeb näiteks seksuaalset valu, ei ole otseselt nagu mingisugune kivi tema partneri kapsaaeda tingimata, et see ei ole tingimata signaal sellest, et su partner ei oleks sinust huvitatud, et sa ei oleks tema jaoks seksikas, et ta ei ole et ta ei armasta sind enam, et need võivad vahel olla täiesti eraldiseisvad nähtused. Et kui partner tahaks olla toeks, et siis kõige võib-olla olulisem, aga alguses kõige ebamugavam asi on ikkagi rääkida sellest probleemist omavahel ja mitte ainult üks kord, vaid mitu korda. Ja on täiesti okei, kui alguses need vestlused seksist ja seksuaalsusest ja seksuaalsest valust on nagu kuidagi kohmakad või veidrad või et kuidas see nii imelik, need asjad peaks ju iseenesest toimuma. Aga ei pea iseenesest toimuma. Et lihtsalt nad ongi ebamugavad, need vestlused selle tõttu, et me tahame kõik ju olla head partnerid, me tahame olla nagu meelepärased teisele inimesele. Meil on raske sellest rääkida, sest me ei ole harjutanud, meil ei ole nagu kogemust sellest seksist ja üldse ka niisuguses negatiivses või pettumust valmistavas võtmes rääkimisest. Et kui see jutuajamine on väga konarlik või kohe üldse ei tea, kuidas järje peale saada, siis seksoloog või baariterapeut saab selles kindlasti abiks olla, aga väga palju ikkagi mõjutab ka see, et kuidas nagu inimesed omavahel suhtlevad ja tõesti, ma tean, et seda on väga raske teha, aga et mitte nagu seda isiklikult võtta seda, et mu partner kogeb seksi ajal valu, et see ei ole kuidagi mingisugune minu moraalne läbikukkumine. Et see on mingi selline ühine katsumus, mis meil on, see ei ole mingi asi, mis paikneb tema keha sees ja tema mingu tehku nüüd ennast korda ja ma siis seni ootan, et kuni sa nüüd oled ennast korda teinud. Et see on ikkagi nagu selline ühine väljakutse. No eks neid põhjuseid ka, miks need tunded ja mõtted võivad tekkida, sellest saab mitu head saadet ilmselt veel teha, aga nagu praegu siit võib-olla sinna vahekokkuvõtte teha, siis nagu te kuulsite ka, siis ei mõjuta see seksuaalne valu ainult, ma ei tea, ühte kindlat asja naise elus, aga tegelikult nii suhet oma kehaga, oma kaaslasega, turvatunne ja tegelikult üleüldine ka igapäevaelu. Aga siit me jõuame küsimuseni, et miks nii palju inimesed tegelikult nende valudega ikkagi jõuavad võrdlemisi kas siis hilja või siis tegelikult nad nagu on üksi selle valuga pikalt, et miks see nagu nii on, miks me ei tule selle valuga kiiremini, miks me ei mõtle, et see valu võiks olla midagi, mis tegelikult ei ole normaalne ära kannatada. Oskad sa sellisele keerulisele küsimusele üldse vastata? Küsimus on jah väga hea, kui ainult kõiki neid vastuseid teaks, et võib-olla me jõuame ringiga tagasi sinna saate alguse poole, et kus on, et ühest küljest meil on võib-olla lähedased öelnud, et seks ongi valus, kannata ära, et mis see siis ära ei ole, et võta üks klaas veini ja lase ennast lõdvaks, et mis sa pingestad. Või veel hullem siis tõesti, kui me oleme ka abi otsinud ja me oleme seda sama asja kuulnud näiteks arsti käest, et ja mõnikord tõesti ongi see, et me räägime seksuaalsusest vähe, et kui me pealtnäha võib-olla tundub, et eks ju meedias igal pool ronib uksest ja aknast see seksuaalsus, aga see on pigem nagu alati sellises natuke sensatsioonilises võtmes või siis vastupidi sellises manitsevas ja moraliseerivas, et igal juhul, et kas siis on see, et kui sa naisena oled seksuaalsusest huvitav, siis sa oled kuidagi lõtvad elukommetega, et kui sa üldse seksist mõtled või midagi arvad, või siis vastupidi, et kui sa ei ole kogu aeg mingi seksi, kiisu, jumalanna oma partnerile saadaval, et siis sa oled nagu inimesena läbi kukkunud. Et kuidagi seda vahepealset inimlikku osa, kus on need toredad osad seksuaalsusest, aga ka need rasked osad,
seda vestlust meil toimub kuidagi nagu avalikkuses harvem, mulle näib. Ma ei tea, mis sina arvad, mis võiks olla veel põhjus, miks inimesed ei söanda tulla? Jaa, ma lihtsalt viskan õhku ühe küsimuse, sellepärast, et sa rääkisid sellest, et peale rasedust võib see nii-öelda valu tulla ja siis räägitakse igasuguseid lugusid, et kõige tugevam valu üldse, mida inimene kannatada saab ja mida mehed kannatada ei saab lihtsate põhjustel, sest me ei sünnita. Et võib-olla ei mõelda selle peale, et see valu ei ole nii tugev, et ma peaks, kuule, ma olen sünnitanud, ma ei tea, oleneb vanusest 2 last, 3 last, 1 lapse, vahet ei ole, et see ei ole miski valu, et küll ma selle nagu üle elan või siis pisendatakse ise, et ma olen ju, et see ei ole nagu nii hull. Jah, kindlasti on ka seda, et tead ma, see korra nädalas ma kannatan ära ja et ei ole siin häda midagi ja hullematki tehtud ja ega see arsti juurde minek pole ju ka mingi meelakkumine ja võib-olla seal on veel, ma ei tea, kuri arst või saan veel riielda või tehakse rohkem haiget, et parem nagu mitte sellega pistmist üldse teha, et kas jah, tõepoolest võib-olla seda enda pisendamist ja võib-olla ka seda, et võib-olla natuke sellist süü või häbitunnet, et äkki ma olen ise midagi valesti teinud ja selgub, et ma olen hoopis ise selles süüdi. Et jah, neid põhjuseid võib olla päris palju, miks ei tulda kuidagi varem. Kas ka võib-olla see, et inimesed ei oska ka võib-olla seda nagu valu kirjeldada iseendalegi näiteks, et just see, mis sa saate alguses tegelikult rääkisid, et üks asi nagu kipitus, siis mõeldakse, et see ei ole valu, see on kipitus, ju siis see on mingisugune muu probleem või või on siuke põletustunne või on liiga pinges, et võib-olla ka see põhjus, et ei suudeta nagu välja mõelda, et mis see siis on ja kas see siis on üldse valu. Jah, ma arvan, et see võib ka olla, et kui me oleme harjunud mingeid asju guugeldama või tehisaru käest küsima omale igasuguseid selgitusi elus ette tulevatele probleemidele, et siis see, et me suudaksime üldse abi küsida, kas siis on see siis tervishoiutöötajalt või AI-lt, et selleks meil peab olema sõnavara selle kirjeldamiseks, kus kohas see valu on, mis kontekstis see valu on, mis laadi see valu on, et meil peab ikkagi olema mingisugune sõnastatud probleem ja vahel meie suhe omaenda näiteks suguelunditega või seksuaalsusega on nii kas laetud või nii kauge, et ma ei oskagi nagu sõnadesse panna seda, et mis mind häirib või mis minus ebamugavust tekitab ja siis on ka väga keeruline küsida, et okei, et kas see on okei või kuhu ma poole ma peaksin siis nüüd pöörduma. Mul on hea küsida sinu käest, sa oled 2 erinevas riigis töötanud ja töötad siiani, et ma olen kuulnud seda nii palju, kuidas öeldakse, et inimesed eriti noortel, et puudub see nii-öelda sõnavara, just nagu sa ütlesid, et mul sealt alt kuskilt, et tallalt või et miks sa siis naistearsti juurde olid, et kui palju tegelikult seda sõnavara puudumist on ja kas see nagu ka kuidagi vanuseliselt on nagu võrreldav, et ühel on parem ja teisel on halvem ja kas nagu sa näed, et näiteks riigiti on ka, et näed, et Norra ikkagi, et kõik on Norras korras? Ei ole kõik Norras korras, aga ma arvan jah, et see on päris oluline element tõesti, et kui me räägime näiteks kas või naise suguelunditest, et siis need välispidised väljastpoolt näha olevad suguelundid me nimetame vulvaks või häbemeks ja siis tupe või vagiina all me mõistame siis seda niisugust torukujulist elundit, mis on siis see kanal seespool, mis ei ole silmaga näha. Et üks asi on tõesti, et neid anatoomilisi erinevaid osasid nimetada õige nimega, et vahel jah, kui me jääme oma kirjelduses väga üldsõnaliseks või abstraktseks, et kuskil seal all või tead küll seal, et siis võibki segadust tekkida, et mul on päris tõsiselt kohe olnud ka Norras, kus minuni jõuavad inimesed perearsti saatekirjaga, on siis vulvakliinikusse siis pealtnäha vulvavalu tõttu suunatud mitmel korral inimesi, kelle valu on hoopis näiteks tuharas, reies, et kus tõesti ongi juhtunud see, et kuskil seal all ja ilmselt siis see perearst ei ole ka söandanud nagu väga detailselt küsida, et kus siis või ise läbivaatuse käigus püüdnud väga konkreetselt kaardistada, et kus see seal all siis on. Mõnikord on ka keelebarjäär arsti ja patsiendi vahel ja mõnikord ei ole tõesti siis ainult see ebamugavustunne või siis see sõnavara napp
lõpus ei puuduta üksnes patsienti, vaid ikkagi arsti ennast ka, et okei, et ma tunnen ennast arstina ka nii ebamugavalt naiste suguelunditest rääkides, et ma ei julgegi rohkem küsida, et oota, aga mis olukorras see siis täpselt on? Kas see on siis tõesti ainult siis, kui sul on kitsad püksid jalas või sa tunned seda valu kogu aeg? Et see ebamugavus sellest kehapiirkonnast rääkimisel mingil määral, ma arvan, vähemal või rohkemal määral puudutab meid kõiki. Sõnavara on oluline ja õnneks me võime täna öelda, et meil on lahendused ka olemas, sest tegelikult on ju abi olemas, sellepärast olete sa ka täna siin, sest sina oled üks nendest inimestest, kes oskab selliste muredega aidata. Kui me ütleme üldse sellise asja, et abi on olemas, siis milline see abi päriselus siis olla võib? Kus, kes, mismoodi? Mis puudutab seksuaalset valu või siis selliseid pikaajalisi korduvaid valusid häbemepiirkonnas või vaagnas, et siis väga oluline osa selle abini jõudmisest on ikkagi ka see õige diagnoos või siis selle põhjuse välja selgitamine. See algab reeglina ikkagi kas arsti või noortenõustaja või ämmaemanda vastuvõtult. Kui tundub hirmus kõigepealt minna mingi arsti või õe või ämmaemanda juurde, siis loomulikult võib alustada alati ka näiteks vaagna põhja tervisele spetsialiseerunud füsioterapeudist, võib alustada ka näiteks seksuaalnõustajast, aga tõenäoliselt mingis etapis on kasulik, kui keegi meedik selle asja üle vaatab ja proovib kaardistada, et mis need erinevad faktorid konkreetselt siis selle inimese puhul siin rolli mängivad, et ma ütleksin, et see nagu täpne diagnoos on selle õige ravisuuna leidmisel päris oluline. Loomulikult on mõned lähenemised ühised peaaegu kõikidel või vähemasti enamikul valujuhtudest, näiteks see, et me tõesti väga sageli soovitame vaagnapõhja füsioteraapiat, ütleme nii, et ilma vaagnapõhja füsioterapeutideta oleks täiesti käsist jalust seotud, sest et see töö, mida nemad ära teevad pikaajalise valuga või seksuaalse valuga patsientidega, on ikkagi täiesti muljetavaldav. Ja tihtilugu siis olenevalt sellest konkreetsemast põhjusest ja valutüübist võib siis lisaks arstile või füsioterapeudile sinna raviplaani mingil hetkel kuuludagi ka näiteks psühhoterapeut või valuga tegelev psühholoog, baariterapeut, seksoloog, et neid erinevaid spetsialiste, uroloog, mõnikord gastroenteroloog, eks ju, et seal neid spetsialiste, kes sellesse ravisse puutuvad, võib olla päris mitmeid. Ehk siis siin on ka oluline mõista seda, et kõigile päris üks lahendus ei sobi? Ma arvan küll, jah, et võib-olla kui üks lahendus, mis peaaegu kõigile sobib, on see, et vaagnapõhja füsioteraapia on ülihea mõte, et vahel on ka see, et tõesti tuleb ette ka neid juhtumeid, kus on see, et see valu, me oleme küll küsimustega ja läbivaatusega üritanud risti ja põiki kaardistada, me päris täpselt ikka ei saa aru, mis asi see siin seda tekitab, et siis vahel võib juhtuda, et füsioteraapia ikkagi aitab, et midagi ta seal ühendab niimoodi ümber meie kehas, meie lihastes, meie närvisüsteemis, et aga võib-olla jah, niimoodi üldistatult jah, et on see ravi ikkagi üsna individualiseeritud konkreetse patsiendi niisugust eripära arvesse võttes. Füsioteraapias sa rääkisid naistearsti vastuvõtust, ma arvan, et enamus meie kuulajaid juba tänaseks teab, mida see endast kujutab, aga räägi seda, et mis roll võib olla kas siis psühholoogil või siis näiteks seksoloogil sellise mure lahendamise juures? Siin võib see roll olla nagu kahesugune. Esmalt, kui me räägime konkreetsemalt seksuaalsest valust või selle mõjust näiteks partnersuhtele, et siis seksoloog saab kindlasti aidata esiteks omavahelise kommunikatsiooni osas, et kuidas paremini üksteisega sellest probleemist rääkida nii, et me ei võta seda nii isiklikult, nii et me tunneme mõlemad, et meid on ära kuulatud, me mõistame teineteist paremini ja me ei ole keegi selles süüdi. Ja väga oluline on ka see, et kui see penetratiivne seks on valus, siis see ei pea tähendama seda, et seks on täiesti nagu laualt maha võetud. Et on ju nii palju erinevaid võimalusi, kuidas oma partneriga
või ka üksi, kogeda seksuaalset naudingut, olla oma partneriga nagu ühendatud või tõeliselt kohal, ilma et see peaks hõlmama penetratsiooni. Vahel tulevad inimesed selle peale ise, kuidas seda kõike lahendada, niimoodi loominguliselt, aga mõnikord on päris kasulik, kui seksoloog näiteks annab mingeid ideid, et kuidas ma saan üle sellest, et okei, kui meil täna penetratsiooni ei toimu, et siis me ei ole ülipettunud ja see kõik ei tundu nii mõttetu ja see suhe ei tundu nii lootusetu, vaid et me saame olla ühenduses, me saame kogeda naudingut, me saame olla koos. Et see on võib-olla see üks pool, mis puudutab seda seksuaalset ja paarisuhte elementi. Teine asi, mis puudutab võib-olla eelkõige just neid selliseid pikaajalisi pidevaid valusid Hävemäe piirkonnas ja Vaagnas, mis ei ole siis võib-olla pelgalt ainult seksuaalse tegevusega seotud, et siis on maailmas viimastel aastatel arendatud ka mitmeid väga huvitavaid psühhoteraapia suundasid, mis on keskendunud just erinevat tüüpi pikaajaliste valude psühholoogilisele leevendamisele. Ja mitte siis ainult see, et tule psühholoogi juurde ja õpi elama sellega, sest see kunagi ei lähe niikuinii üle, vaid sellised psühhoteraapia meetodid, mis päris füüsiliselt aitavad seda valu kas leevendada ja teatud juhtudel isegi sellest valust lahti saada, et sellised teraapiasuunad on näiteks PRT ehk siis Pain Reprocessing Therapy, mis on siis eesti keelde ümberpanduna valu ümbertöötlemise teraapia ja on mõned selle niisugused sugulasteraapiad või lähenemised veel. Ehk siis ühtpidi me saame nagu öelda, et ei ole nagu peas kinni, teistpidi, kui see on peas kinni, siis sa saad tegelikult selle sama peaga võib-olla ikkagi läbi teraapia päris seda füüsilist valu ikkagi mõjutada. Jah, see ongi võib-olla üks selliseid kõige huvitavamaid paradokse, et ma ütlen väga tihti oma patsientidele, et see valu ei ole sul peas kinni, sest lause see on sul peas kinni, on üks kõige tühistavamaid just. Ja mahategevamaid asju, mida üldse on võimalik kellelegi öelda, eks ju. Ja ometigi see, mis see, kui intensiivne valu meie jaoks on, see, kui palju see meie head äraolemist häirib, et seal mängib meie aju ja ülejäänud kesknärvisüsteem päris suurt rolli. Ehk et näiteks, kui ma lõikan noaga näppu, siis see närvisignaal peab sealt lõigatud näpust jõudma mööda närvi aju töötleb seda, annab sellele mingi tõlgenduse ja tähenduse ja alles siis tajub keha seda valulikuna. Et sama asi kehtib ka igasuguste muude valude puhul, ükskõik kas need on tingitud mingist konkreetsest vigastusest või hoopistükkis pikaajalised valud, kus mingit konkreetset anatoomilist kõrvalekallet nagu ei nähtagi, et igal juhul meie aju on filter nende valuaistingute ja selle valu mõju vahel. Enne veel, kui päris lõppu jõuame, siis ikkagi korra tahaksin veel küsida seda, et võtame psühholoogi, võtame seksoloogi ja siis näiteks selle sama füsioterapeudi näiteks, et kui palju sa näed, et on oluline, et tegelikult need kaks asja oleksid koos, sellepärast, et kui füsioterapeut tegeleb see füsioteraapiaga, siis tema ilmselt ei suuda, võib-olla läheb õnneks, et ei ole seda tunnet enam naisele, et mu keha on mu vastu kuidagi, et kui oluline see tegelikult on, et see seksoloog või siis psühholoog ikkagi oleks kogu aeg ka kaasatud või vähemalt kuskil seal nii-öelda kõrval alati inimesel olemas. Ma arvan, et kõik inimesed ei vaja kõiki neid spetsialiste, küll aga kui see tunne on, et sellest võiks kasu olla, et siis on loomulikult tore, kui selles raviprotsessis osalebki mitu asjatundjat, sest tõesti, nagu sa välja tood, igaühel on natuke oma perspektiiv, natuke erinev rõhuasetus ja natuke muidugi meie tegevused omavahel ka kattuvad. Ma arvan, et ei saa mööda vaadata sellest, et teatud spetsialistide juurde on keeruline pääseda, sest neid ei ole palju. Näiteks siis, eks ju, kõik võimalikud vaimse tervise spetsialistid. Kõikide nende asjatundjate juures käimisega on ju seotud ikkagi ka mingil määral rahaline väljaminek ja aja ja energiakulu. Et kui meil ongi näiteks 4 lapse ema, kes käib täiskohaga tööl, hooldab oma vanemaid, õpib magistris ja tal on ka talumajapidamine, et siis
tõenäoliselt tema võimalused erinevate spetsialistide juures käia ühes kuus mitu korda võib olla väga erinev võrreldes näiteks noore täiskasvanuga, kes käib tööl, aga kellel ei ole lapsi ja mingeid suuri muid kohustusi, et siin me peame alati ikkagi nagu väga ausalt patsiendiga rääkima, et mis talle ikkagi reaalselt üldse nagu tehtav on. Aga loomulikult sellest on kasu, sest et tõesti iga spetsialist toob oma pädevuse vaatenurga, võib-olla seal on just see mingi iva, mis kuidagi nagu aitab ühe suure sammu edasi. Aga jah, see on selline balansseerimine selle vahel, et sellest ravist ei saa teine täiskohaga töö, mis seda, ütleme, keha ja närvisüsteemi koormad muudkui ainult kasvatab ja seda valvsust ja pingeseisundit suurendab, vaid et ta on ikkagi toetav. Jah, tõesti, eks ju, see ravi on võib-olla mingil määral ebamugav või nagu tüütu ja nõuda energiat, aga ta ei tohi ise saada koormavaks. Et see on selline õhkõrn piir muidugi. Tundub, et lahendused on olemas ja abi saab, aga ikkagi vaatame tulevikku ka. Sina ilmselt oled ka kursis sellega, et mis meid tulevikus võiks oodata või mida sina ootad tulevikus, kas on juba käimas mingisugune arendustöö, millel silma peal hoida, mis teeks kas selle mure lahendamise kergemaks või skaleeritavamaks? Skaleerimine on selline küsimus. Jah, tegelikult ikkagi asju toimub. Võib-olla kõige alustuseks ma soovitaksin seda omaenda genereeritud eestikeelset veebilehte vulva.ee, kuhu ma olen proovinud oma ajusisu tekstidesse ümber kallata, et kust leiab infot häbemepiirkonna haiguste, sealhulgas valude, sealhulgas seksuaalse valu kohta, et just ma püüan nagu täita seda tühimikku, et jah, meil maailmas kuskil on väga palju kasulikku infot kõige selle kohta olemas, aga seda on väga raske leida või siis seda ei ole leitav eesti keeles. Et ma proovin seda eestikeelset tühimikku natukene siluda. Tõepoolest pidevalt ikkagi teadusuuringuid ka nendel teemadel käib, Eestis ilmselt vähem, tunduvalt rohkem näiteks USA-s, ka Norras ja teistes Euroopa riikides, et loomulikult meil alati võiks olla rohkem uuringuid ja rohkem tõenduspõhiseid ravimeetodeid, aga see asi ei ole väga trööstitu minu pilgule. Ja tõesti, ma tean ka näiteks Taanis on praegu, ma olen seotud ühe projektiga, mis püüab luua tulevikuks sellist võimalust, kuidas tõesti muuta näiteks just nimelt hormonaalsetest muutustest tingitud seksuaalse valuga patsientidele abisaamise kättesaadavamaks Euroopas, kus ta on ikkagi Euroopas ühtlaselt nagu kesine see abisaamine, et see ei ole ainult Eesti probleem, et see on ikkagi laialdasem probleem. USA-s ma tean, minu head kolleegid tegelevad väga mitme erineva kliinilise ravimuuringuga, mis jällegi püüavad leida väga eriilmelisi ravimeid selle seksuaalse valu erinevate alatüüpide ravimisel. Et kust seda asja nüüd, kuidas saaks seda asja nüüd eriti suurele skaalale, et kõik oleks kuulnud, et seksuaalset valu ei pea kannatama ja kui sul see mure on, siis näed, pöördu siia. Seda ma ei oska hästi öelda, see võib-olla ei ole minu suurim tugevus, et kuidagi niimoodi väga täiesti globaalselt mõelda, aga tihti on seal minu meelest see, et kui sa hakkad seda asja uurima ja sa hakkad mööda neid esimesi leivakoorukesi astuma siis või mööda seda teed, et siis avaneb selline väga suur maailm, kus on väga palju teemast huvitatud spetsialiste, et võib-olla raske ongi lihtsalt see, et nad ei ole koheselt nagu nähtavad. Nüüd siia lõppu veel kuulajale midagi, mida koju kaasa võtta või kas või sõbrannade kogunemisel kaasa võtta, et mis need nagu mõtted on või nagu sellised põhisõnumid, mida sina tahaksid veel lisaks sellele öelda, et valu ei pea kannatama? Võib-olla selline põhisõnum võiks olla, et kui sa siiski koged seksuaalset valu või pikaajalisi valusid häbemepiirkonnas või vaagnas, et julgustada abi otsima,
et isegi kui need varasemad abi otsimise katsed on luhtunud või kuidagi pettumust valmistanud, et siis maailmas pidevalt tuleb teadmisi juurde, pidevalt tuleb arusaamist, mõistmist ja ravimeetodeid juurde, et see, mis oli 10 aastat tagasi, ei piira enam seda, mis on täna võimalik. Ja võib-olla siis sellisem üleüldisem sõnum ka see, et me julgeksime natukene rohkem seksuaalsusest rääkida, sest et see seksuaalne valu, tal on selline halb komme, et ta väga eraldab inimesi ja isoleerib, et tuntakse, et ma olen ainuke, kellel selline mure on, et kõigil teistel on ju super sex life, et ma olen ainuke, kellel kuidagi need asjad viltu kisuvad. Ja samas me teame, et seksuaalset valu erinevates uuringutes seal 20-30% naistest mingil eluetapil kogeb, et see on palju levinum nähtus. Ja võib-olla kui me räägiksime sellest, siis me ei oleks nii üksi, me ei tunneks võib-olla nii suurt häbi ja süütunnet ja meil oleks julgem ka abi saamiseks pöörduda. Võib-olla kolmas see asi, mis ehitab nende 2 eelneva peale, on ka see, et üks selline nähtus, mis mulle Norras rohkem torkas silma, et kui sa ei julge arsti juurde minna selle seksuaalse valu teemaga, et siis võta sõber kaasa, võta näiteks partner või sõbranna kaasa tugiisikuks, et saate ennem näiteks läbi arutada, et millest te tahaks rääkida ja siis sa ei pea kartma, et sul kabinetis ei tule meelde enam. Et vahel on ka nagu julgem minna, kui sul on keegi nagu tugiisik, et nii nagu sünnitusele minnakse tugiisikuga, et siis võib niisama ka arstile minna tugiisikuga, et seda ma varem võib-olla ei oleks taibanud niimoodi välja pakkuda, aga Norras ei ole üldse ebatavaline, et tullakse vastuvõtule koos ema või sõbrannaga. Ja Eestis on täitsa võimalik ka küsida ju anonüümselt ja tasuta nõu seksuaaltervis.ee, kui mingisugune selline küsimus peaks kuulajal või kuulaja tuttaval tekkima, siis väga hea võimalus, anonüümselt tasuta saad küsida ja eksperdid ka vastavad. Aitäh, Maria, et täna tulid ja loodetavasti äkki veel tulevikus kohtume. Teile, head kuulajad, soovin aga ilusat päeva, õhtu või hommiku jätku, sõltuvalt sellest, millal te seda saadet kuulasite ja kuulmiseni juba järgmises episoodis. Saate toob teieni Tervisekassa.